et ära minu ligi lase ühtegi reporterit. Ja et ma lähen küll kepiga ja raske on sealt trepidest alla minna, aga ta ütles, küll me kõik aitame sind ja tõesti mind aitas sealt trepist, lavatrepist alla sinna esimese ritta Aarne Miku poeg, kes on tööl Estonia teatris lavaseadjana. Nii et oma sõbra, lähema sõbra poega aitas ta mind siin tallaga, mul oli kaasas ka, siis oli meid töötajad, et ma oleks kindel, aga mul oli ka proua kaasas. Ja ma pean ütlema teile, et need hetked, kui ma suurema rahva hulgas ei ole olnud, väärselt Tallinna Filharmoonia käis eile mul külas ja nad tegid väikse niisuguse filmilõigu, mille eest ma olen tänulik Tallinna televisioonile, kes tegi sellest lõigu ja seda näidati eile või üleeile, ma ei tea, kus oli täitsa niisugune privaatjutt, kus oli ainult minu proua, pildi peal oli ainult minu proua ja mina ja meie koer Cecilia Bartoli. Niisugune seltskond oli seal ees. Ja ma pean ütlema, et see kõik liigutab mind nii palju, et ma olen üldse emotsionaalseks muutunud. Kui inimene on siit ilmast ära olnud ja teinud kõik pingustused selleks, et siia tagasi tulla tänu arstidele ja kõige rohkem tänu minu perekonnaliikmetele, eriti minu prouale, kellega me veedame praegu mesinädalaid. Sest et me oleme nüüd jälle nii ära armunud üksteisest, tänulikkus on nii suur, et ta on tõesti loonud terve brigaadi, kes käib mind putitamas ja putitamas. Nii et saate aru, mul oleks õnnepäev ja siis, kui ma täna kuulsin, Tallinna Filharmoonia direktor helistas mulle ja eile oli siis mul niisugune tähtis päev, või üleeile, kui mul oli sünnipäev ja siis aga kogu aeg see Ariel vaatab ikka pealt, et kellega ma võin rääkida, kellega ma ei tohi rääkida. Tsensuur käib peale kogu aeg. Et te võite teda kasutada 3 tundi ja siis ta kattis lauad ja 3 korda kattis lauda. Esimene tund olid minul külas Estonia teatri direktor Aivar Mäe oma prouaga, Tallinna Filharmoonia direktor Margit Ants oma mehega ja minu autojuht. Juhid võeti juht vastu. Teine tund olid mul külas minu lapsed. Kuna ma olen olnud 3 korda abielu, siis kõikide nende minu naiste, eelmiste naiste ja praeguste naiste lapsed. Ma olen need kõigi kasvatanud. Minu esimene naine oli Lieves, kellega ma tegin valmis ka oma kalli tütre Diana. Ennem seda sündis mulle üks tütar enne seda. Harjutusprobleem, harjutusega. Tema nimi on Marina. Kui minu tütrel on 2 poega ja 1 tütar. Ja ühel minu poegadest, minu tütre poegadest on juba omal laps. Siis see oli ka seal. Siis oli seal kohal minu teine naine. Teise naise lapsed. Tähendab, teise naise tütar on Ulla. Ülle Ulla tütar. Keda ma olen kasutanud siis, kui ta oli 10-aastane, kuni tänase päevana välja. Ullal on 4 last. 3 tütart ja 1 poeg. Siis olen ma nüüd abielus Arieliga 25 aastat, kellega meil on 2 tütart, kes täna kahjuks ei ole siin, aga mõlemal on täna kontsert Helsingis. Ja siis on mul 1 tütre poeg seal, tema poeg, kes õpib Turu linna muusikakoolis.
see lastekari kõik oli meil külas. Neid oli kokku 15 inimest. Ja pärast seda tuli siis tulid külla minu proua sugulised, mul rohkem sugulisi neid ei ole. Ja see kestis kogu see vastuvõttes siiski mitte 3 tundi, vaid 4 tundi. Ja siis ma väsisin ära ja Haril lõpetas see kogu selle show ära. Ja kui täna helises mulle Tallinna Filharmoonia direktor ja saatis mulle abiks minu kolleegid Filharmooniast ja kutsusid mind siia, siis ma mõtlesin, et nüüd, kus ma olen õppinud juba mitte ainult kepiga käima, ma käin juba treppidest ja kepiga, aga ma käin ka ilma. Ja olen jälginud seda kultuurielu nüüd küll rohkem mitte nii palju ajakirjanduse, vaid televisiooni kaudu. Olen sellest väga tänulik ja olen kursis kõikide sündmustega, millest te siin täna olete oma osa saanud. Nii et ma usun, et ma nüüd, nagu ma ütlesin Estonias, et ma nüüd olen ja jään loodetavasti kauaks. Saad aru, ma olen õnnelikumast õnnelik inimene. Omades nüüd suurt perekonda, nii palju lähedasi inimesi. Nii et olge tänatud selle tähelepanu eest, sest et see Birgitta Festival on ka minu laps, mida oleme tähistanud tänav aasta ka 11. korda. Ja sellel päeval, kui ma käisin Estonia vastus, ma käisin enne seda veel, kui ma näen sind, siis mul tuleb meelde, et enne seda ma käisin veel ühe inimese juures, mitte publiku ees. See oli Arvo Pärt, kellega koos me oleme üles kasvanud ja veetnud. Ma olen juhatanud Pärdi muusikat esimestest opustest alates ja paljudes riikides. Ja me olime üksteise kaelas ja mõtlesime ja see oli mulle kõige liigutavama kokkusaamine. Võib-olla ma liiga kauaks jäin rääkima, aga ma sellega lõpetan oma etteaste ja olen teile väga tänulik sellest, mida te olete teinud edasi, sest et Birgitta Festival algab augustis, seekord 11. korda. Selle kava ma olen kokku kunud enne seda, kui ma kukkusin, enne seda, kui ma haigeks jäin. Ja minu kallid kolleegid on seda valmis teha. Nii et tere tulemast 11. Birgitta Festivali Pirita kloostri ruumides. Suur tänu kõigile.